Heeroldi jutud kutsuvad meid täna Katariina kloostrisse avastama selle iidsete müüride vahel asuvat Raidkivi kunsti väljapanekut. Seal leiab sajandite vanuseid kaminate, akende ja ukseavade kunstipäraseid raamistusi. Kõigil on jutustada oma põnev lugu. Muinsustervitus. Jätkame Heeroldi juttudega. Me oleme praegu tulnud keskaegse Katariina kloostri siseõuele. Ja selleks on kaks põhjust, et see on minu lemmikpaik Tallinna vanalinnas üleüldse. Esimene põhjus on selles, et see on nagu muust maailmast täiesti ära lõigatud paik oma 4 müüri seina vahel ja võib-olla natukene kostab siia linnamüra. Ja mina kujutan endale ette, kuidas keskajal, kui see klooster veel toimis aastani 1525. Siin jalutasid mungad, aga hiljem, kui klooster oli juba suletud, siis tuli siia linnakool. Ja koolipoisid kilkasid siin ka üsna mitmesaja aasta jooksul, enne kui see linnakool muudeti kreiskooliks ja viidi üle praeguse vanalinna hariduskolleegiumi kohale Vene tänavas. Õue kahel küljel on säilinud vanad niinimetatud ristikäigud. Need on niisugused galeriid, mis siin on 2-korruselised. Restaureerimise käigus on taastatud ka kivist akende raamistused, mis olid osalt kaotsi läinud, ja tinaraamistuses klaasid. Nii et see on täiesti ehe kootika. Siiamaani oligi kogu see varinguprahti täis, enne kui arheoloogid Tallinna linnamuuseumi algatusel alustasid siin kaevamistöid. Ja välja tuli muide ka kaev, kust mungad said oma joogivee, aga tuleb küll öelda, et nad olid üsna elunautijad ja nende keldrites oli hoiul ka mitmesugused veinid ja koguni prantsuse konjak. Ma ütlesin, et ma armastan seda paika 2 põhjusel. Üheks on muidugi arhitektuur, aga teiseks põhjuseks on linnamuuseumi poolt siin välja pandud raidkivid ristikäikudes, mis on pärit mitmesugustest vanalinna hoonetest, mida nad kaunistasid. Ja neid on 2 tüüpi. Ühed on kirikliku taustaga, teised on aga täiesti ilmalikud. Mõlemate seas on suurepäraseid eksemplare, mis näitavad, et Tallinnas raidkunst ilmitses juba keskajal. Üks üllatav ja hiigelsuur kivi on siin Aadami ja Eeva jääkurjatulmise puu all. Pattu langemise stseen. Selliseid reljeefe oli enne seda Tallinnas koguni 3 ja nende sarnasuse tõttu hakati tegijad nimetama Tallinna pattu langemise meistriks. Kivi on saanud kannatada. Võimalik, et alguses oli mingisuguse maja, suure portaali, trepi või etiku kõrval. Suurem osa neid raidreljeefe vanas Tallinnas on paekivist ja selle tõttu nad on võib-olla natukene mõnikord jämedakoelisedki, aga kas Tõstamaa kivist või Dolomiidist on valmistatud see reljeefplaat, mis paistab silma eriti peene töötluse poolest. Ja see on arvatavasti olnud ühe uskliku kodaniku aknapale plaat. Siin on 2 kompositsiooni. All me näeme inimesi, kellest üks lause põlvitab samba juures, millel on madu. See on nimelt vaskmadu ja see on Vanas Testamendis stseen vaskmaa kummardamine, mil kodanikud loobusid Jumala austamisest ja hakkasid seda mammonat kummardama. Ülemises kompositsioonis on 2 tegelast. Üks on nii-öelda ebaanatoomiliselt siin põlvitamas ja võib-olla esimese ropsuga ei tarvitse arvustada, kes tema on. Aga seal üleval on, eks ole, aupaiste nimbusega mehe püst, kes on Jumal isa. Me saame sellest aru. See on Jumal isa ja teine on Mooses. Selle läbi, et siin Jumal annab Moosesele käsutahvlid, millel on sõnastatud kõik need käitumisreeglid, põhilised 10,
mida pidid jälgima nii hästi vanatestamentlikud juudid kui ka kristlased läbi aegade. Alates gootikast kuulusid kodanike elumajade kaunistuste hulka ka uste avade kivist raamistused, mis mõnikord olid ikka tõeliselt suurejoonelised ja uhked. Siin on eelmise vastukaal väga naiivne raidreljeef, mille puhul võiks öelda, et see on vast keskaegne Eesti raidkunst Tallinnas. Ja see on pärit Kullassepa tänavast, mis 16. sajandil kandis Kannuvalajate tänava nime, sest seal need kannuvalajad, kes valasid tinast kannusid, elasidki. No figuuridega neid silluseid oli siiski vähe. Enamus olid arhitektoonilise raamistuse ühesuguste mõigaste ja süvenditega ja sambakestega, aga tihtipeale olid need jaotatud 2 väljaks, millest on kilp Skandinaavia ruunidest kokku pandud peremärkidega. Aga selle juures ma juhiksin teie tähelepanu veel, et siin on ju ka aastaarv 1569. Oli juba renessansi aeg, aga see raamistus oli ikka veel kotistil. Ka üks element on siin minu meelest ainulaadne. Vaadake, selle mehe peremärgi kohal on 2 teineteise poole jõlituvat looma vastasseisus. Paremal on lõvi, vasakul on üks sarvik. See on siis mehelikkuse ja naiselikkuse sümbolid. Nii nagu see eluski on, sellest vastasseisust peab tekkima ühendus ja harmoonia. Me vaatasime äsja mõningaid näidiseid raidkunstitöödest, mis on välja pandud dominiklaste kloostris. Nii et ma soovitan, head vaatajad, tundke huvi, minge kaema ja nautige mineviku meistrite kunstitöid.